Tere, ma panen oma aja käima ka, et siis ma jälgin. Mina olen Mattias Malk, ma olen Soft Academy's projekti liige MTÜ-ga Elavdana, aga olen ka näiteks Kunstiakadeemia arhitektuuriosakonnas õppejõud ja teen muid asju ja tänane teema, nagu lubatud sai, ongi siis see kogukonna kaasamine just selle naabruskondliku renoveerimise puhul. Võib-olla oluline sellele, mida Kadri rääkis, lisada ongi, et selle jälgija ala või selle jäljendusala puhul üks osa on loomulikult see raha, mis on mõeldud hooviala kaasajastamiseks, aga see teine asi, mida me projekti poolt pakume, on ikkagi ka see abi just kõigi nende asjadega, millest ka Urmas rääkis, aga näiteks ka nende häälte kokkusaamisel, et kuidas korraldada seda, et kui teil on ühistus olemas need 4-5, ütleme, või isegi võib-olla 1-2 väga aktiivset ja renoveerimisele suunatud inimest, et kuidas nemad saavad seda mõju ja huvi laiendada ja võib-olla veenda oma naabreid saama kokku seda kvalifitseeritud hääle enamust ja mitte ainult seda, vaid liikuda ka päriselt mõnusa maja ja mõnusa naabruskonna suunas. Täna ma räägin natukene selle Soft Academy projekti näitel, mida me oleme teinud ja suuresti kattuvad nende asjadega, mida me pakume ka põhimõtteliselt jäljendusaladele. Tegevused võivad veidi erineda, aga see väljund võiks olla sama, ehk siis vaatame korraks üle. Et natukene on sellest juba räägitud, mis asi see Soft Academy on, et ma sealt hüppan üsna kiiresti üle, aga räägime sellest, mis asi see naabruskondlik renoveerimine on, mida üldse tähendab kaasamine ja koosloomine. Vaatame mõned Soft Academy näited ja siis, kui on aega, siis natukene arutame ka seda kogukonna kaasamismudelit, mis on üks hästi oluline väljund sellest tervest projektist. See on see, mida me tahame proovida selle jäljendusala peal väiksema eelarvega ja see, mis võiks olla ka oluline sisend tulevikus naabruskondlikuks renoveerimiseks. Neid hooneid ilmselt olete juba näinud ja projektipartnereid tutvustati ka, aga võib-olla tasub kordamist, et see on esimene naabruskonnapõhise renoveerimise projekt Tallinnas, mis sellises mõõdus nagu selle naabruskondliku renoveerimise on ette võtnud ja see tähendab seda, et terviklikult renoveeritakse nii hooned kui ka hoovid ja need eesmärgid on siis see koduümbrus muuta hubasemaks ja luua uusi võimalusi ühiseks ajaveetmiseks. Need on need meie majad, need on muideks kõige esimesed paneelkorterelamud, mis üldse Eestis ehitati, ehk siis need, mis on võiks olla kõige hädavajalikumas olukorras remondiseisu mõttes. Ja kindlasti see vaade on teile paljudele tuttav, aga lihtsalt, et te näeksite ka, millised need hoovialad seal majade vahel on ja millises seisus need majad ise on, mõni rohkem, mõni vähem jõudnud nagu tükiti renoveerida. Aga hästi oluline on siis see, et mis selle Soft Academy'ga huvitavaks teeb, on see, et enam ei läheneta ühe maja põhiselt tükk-tüki haaval, vaid ka mikrorajoonis soodustada sellist nagu naabruskondlikku olemist ja see, et need majad omavahel sobivad, et hoovid oleksid ka korras. See sõna Soft Academy loomulikult tuleb akadeemia teest ja sellest, et üle teinud TalTech, aga see sõna soft tuleb ühest meie teisest projektipartnerist, mis on ThinkSofter, nad on Rootsi arhitektid ja nad on andnud välja sellise raamatu, mida ma väga palavalt soovitan, see on lihtne ja arusaadav ja eesti keeles, Pehme linn. Nii, see ubane elukeskkond on meil see üks eesmärk, korrastatud majadevaheline ruum ja mõned need innovatsiooniväljundid on ka üks käsiraamat, mis siis tulevikus peaks aitama neil, kes soovivad seda asja ette võtta, et seal oleksid mõned näited, mis abistaks seda protsessi läbi viia ja siis ka see kaasamismudel, millest me täna nagu räägime, kuidas me oleme seda seni teinud ja kuidas võiks paremini toimida linna ja elanike omavaheline koostöö. Mis asi see naabruskondlik renoveerimine üldse on? Sisuliselt on see koostööl põhinev renoveerimismudel, eks ole, et meil ei ole üks maja, vaid mitu.
eesmärk on taaselustada naabruskonnad linna ja korteriühistute koostöös, ehk siis näiteks Mustamäe puhul kuulub korteriühistutele ka väga vähe maad nende majade vahel, et põhimõtteliselt umbes meeter, vahel isegi vähem maja seinast kuulub ühistule endale, et siis ka linn on maaomanikuna seal vastutav, aga et elanikel endil oleks ka võimalus juhtida, missugune see ruum seal vahepeal olla võiks. Tõesti ei jõua väga palju rääkida, aga tegelikult naabruskondlikus renoveerimises võiks olla kaasatud ka erasektor ja vabaühendused selle jaoks, et seda näiteks just mikrorajoonide puhul luua ka uusi tegevusi sinna vahepeale, natukene tihendada. Ja tehnilises mõttes on see suuresti standardelementide leidlik ja mõistlik kombineerimine nii hoonete kui ka nende vahelise ruumi parandamiseks. Ja võib-olla see asi, mis mind kõige rohkem huvitab ja mille eest ma nagu vastutan ja milles ma näen kõige selle töö võib-olla kõige suuremat ilu, aga ka valu loomulikult on see, et ta on koosloomeline protsess, mis on keeruline, aga ideaalis palju parema tulemusega. Mis need sõnad on? Kaasamine ja koosloome. Kaasamine on see, mille peale ilmselt esimese asjana mõeldes on see, mida võib-olla tehakse viimasel hetkel planeerijate poolt, kutsutakse kuskile kokku, saab kommenteerida ja see on nagu just olekski kõik, et see on pigem nagu tavapraktika või ütleme, kuidas on asju pikka aega tehtud. Aga ka kaasamine tähendab rohkemat kui lihtsalt arutelu või küsitlus. Kaasamine on osa koosloomest, aga ta on ka laiem mõiste, ma natukene seletan. Koosloome on natukene teistmoodi, et see tegelikult tähendab mitte seda alt üles sellist, et ma võtan sind ka kaasa, et ütle sina ka, mida sa arvad, vaid tegelikult ühiselt ühine huvi mingisuguse probleemi suhtes ja tegelikult ka valmidus seda ühiselt lahendada. Selle jaoks on vaja, koosloomeks on vaja sellist sidusrühma. See tähendab seda, et seal peaks olema kaasatud need erinevad inimesed, erinevad asjapooled, keda see maatükk, need lahendused puudutavad. Avaliku ruumi puhul, kui me räägime nendest majadevahelisest ruumist Mustamäel, seal on mitte ainult majaelanikud ja mitte ainult linn, vaid ka tegelikult laiem kasutajaskond, kes võib-olla seda ala läbib näiteks. Kaasamine võib olla, nagu ma mainisin, väga piiratud ja tegelikult saab saavutada üksjagu häid asju ka sellega, kui sul on tõesti lihtsalt väga hea juht. Aga nagu ma nende näidete puhul näitan, siis tegelikult nii kaasamine kui koosloome peaksid olema mõlemad järk-järgulised. See tähendab seda, et saavutatakse midagi, see võetakse arvesse, selle põhjal minnakse edasi, tehakse eeltööd, arutatakse, otsustatakse ja minnakse edasi. See peab olema tähenduslik kõigile osapooltele ja koosloome ja kaasamine on täiesti mõttetu, kui ta ei ole siduv. Ehk siis seda tehakse lihtsalt sellepärast, et öelda, et meil oli kaasamine. See on nüüd inglise keeles, aga lihtsalt võib-olla neile, keda huvitab selle taust, mis asi on kaasamine ja millised nagu tasandid on kaasamises, siis on olemas selline väga tuntud kaasamisredel. Et tihtipeale võib olla nii, et see, mis tundub kaasamine, on tegelikult oodatud vastuse ettesöötmine. Õige kaasamine hakkab alles sellest pihta, et tegelikult viiakse üksteist nagu ühisele tasemele mingisugusel arusaamani ja sealt liigutakse edasi. Kuni sinnamaani välja, et tehakse midagi partnerluses, kuni sinnamaani välja, et kodanikel endil on mingisugune otsustusvõime ja jõud, kuni sinnamaani, et tegelikult kodanikud ise juhivad mingisuguseid muutusi. Lihtsalt mainin ära. Meie projekti puhul mulle meeldivad väga sellised natukene sigri-migri kujutised sellest protsessist, mis asi on kaasamine, sellepärast, et see ei olegi väga otsekohene tegevus. Aga ma näitan teile läbi, kuidas me alustasime umbes jaanuarikuus sellel aastal ja jõudsime siis KredExisse majadega põhimõtteliselt sisse. Et see on tegelikult olnud päris kiire ja ütleme ikkagi päris töörohke protsess.
aga see on suuresti sellepärast, et me oleme seda pidanud üksjagu ise välja mõtlema samal ajal, kui me seda teeme. Ja eks see meie töö ongi. Aga tulevikus võiks olla nii, et linn pakub mingil määral koolitusi, infot, tuge ja inimesed võiksid olla võimelised mingil määral seda sarnast protsessi ise läbi tegema või vähemalt olema teadlikud nendest asjadest, mida meie oleme siin õppinud ja mis võivad olla hästi praktilised nõuanded, kuidas korraldada näiteks seda kõige tähtsamat hääletust, on ju. Aga sellest ma saan aru, et kõik ei mõtle sama sigri-migrit kui mina, meil on muidugi ka palju koordineeritumaid tööriistasid ja hästi palju vastutajaid erinevate protsesside puhul. Meil on TalTech, kes on rohkem hoonetega seotud, mina Elava tänava poolt ja meie maastikuarhitekt ja meie väliseksperdid, kes on rohkem seotud hoovialadega. Aga oluline on see, et need asjad toimuvad ühistöös, paralleelis, inimeste jaoks arusaadavalt, tähenduslikult ja tegelikult nagu üksteist toetavalt, sellepärast et lõpuks ei valmi mitte nagu hooned ja hooviala, vaid naabruskond. Kõige esimene asi, millega me pihta hakkasime juba jaanuarikuus, oli väikene Voldik renoveerimise inforaamat. Meie puhul on oluline ja ilmselt ka paljude teiste puhul, et see oleks arusaadav ka vene keeles. Ja meil on ka mõned ingliskeelsed elanikud ja meie projekti seisukohast oli see oluline, nii et me tegime seda 3 keeles. Kõige olulisem on aru saada, milles see probleem üldse on, miks on vaja midagi teha, võimalikult lihtsalt sõnastada need probleemid, siin ma üritasin neid ka gruppidesse panna ja hästi selgelt seostada, mis asi on see pakutud lahendus, iga probleemile eraldi, mida see naabruskondlik või ütleme siis üldse renoveerimine tegelikult nagu saavutama peaks. Kuna meie puhul on ka see välistegelane nagu see Soft Academy, eks ole, et meie nendele majadele tuge pakume, on nagu oluline, et nad saaksid aru, mida see projekt neile päriselt pakub. Iga maja saab kortermaja renoveerimise toetust, meil on 3,5 ütleme hooviala peale selline summa seal ja kaasatud eksperdid, mis on omaette väärtus, arhitektid, kaasamiseksperdid, linnapoolne abi, mis laieneb ka siis sellele jälgialale, see just see ekspertiis, mille taga ei ole küll rahanumbrid siin, aga kui te neid eksperte hakkaksite sisse ostma, siis kindlasti oleks. Ja hästi selgelt, et mis asi see võimalus on. Ja loomulikult see kõige tähtsam lehekülg, mida see päriselt rahast tähendab, et siin on loomulikult igal pool tärnid, et see on parim teadmine sellel hetkel, aga oluline on see, et kaasamise puhul on tähtis olla ka nagu infoga avatud selles osas, et kui me hetkel ei tea 100%, aga me teame näiteks 80%, see võib olla piisav, et nagu mingil määral otsusega edasi liikuda ja see 100% teadmine mingisuguste summade asjade puhul, see peab olema otsustuse hetkeks võimalikult hästi teada, aga mingites protsessidest võib-olla tulebki olla aus, et see on parim teadmine, mida me saame hetkel pakkuda, aga ka selle järgi tundub, et see on mõistlik. Ja meie majade puhul, mis oli hästi hea, oli ka see, et üle tee on TalTechi poolt renoveeritud üks tehaseliselt renoveeritud, see on küll ühiselamu, aga sisuliselt kortermaja tüüp ja selle kõrval on üks sama tüüp maja, mis on renoveerimata, et siis hästi lihtne oli seletada kohalikule elanikule, et kui sul on valida, kummas hoones sa sooviksid elada, vaata üle tee ja mõtle selle peale mõned päevad. Sellele järgnes üks päris põhjalik küsitlus, kus me uurisime hoone tasandil ja majadavahelise ruumi tasandil ja natuke laiemalt ka naabruskonna mõõtmes, mis on inimeste hoiak oma elukeskkonna osas, aga hästi konkreetselt ka, millised on nende prioriteedid renoveerimise puhul. Ja proovisime need põhimõtteliselt sellistesse järjekordadesse panna, et mis on kõige olulisem ja mis on kõige vähem olulisem, millele pöörata kõige rohkem tähelepanu ja see on hästi lihtne töölist tegelikult ja väga hea viis inimesteni jõuda, sest tegelikult see küsitlus, seda saab igaüks teha omal ajal.
Sealt tuleb väga palju huvitavat infot välja, kuidas erinevad, ma ei tea, esimese ja 5. korruse inimese probleemid, kuidas nagu eestvedajale 5. korruselt võivad mingid asjad tunda väga olulised, aga ta võib-olla ei taipa neid, mida tajub esimese korruse inimene. Ja ka majadevahelise ruumi kohta tuli olulist sisendit. Selle disaini sisendiga ja selle pealt, et me olime juba nagu korraldanud neid selliseid teavitamisi, arutelusid juba selleks ajaks, liikusime edasi hoonetega üsna kiiresti, sest hoonetega on kõige suurem tuli taga loomulikult, et me sinna KredExisse jõuame. Me räägime siin praegu maikuust, aprillist, kui me seda ette valmistasime, hakkasid toimuma esimesed sellised töötoad, siis ütleme, et ja siin on ka kirjas, et mõeldes selle kaasamisredeli peale, kui küsitlus on selline nagu konsulteerimine, siis tegelikult see töötuba oli hästi selgelt selline juba koosloomeline protsess. Põhimõtteliselt oli see nii, et meil oli kutsutud igast majast osalejaid ja tuli ka. Iga maja oli eraldi laua taga, nendega istus arhitekt. Neil olid laua peal valikud, kuna me räägime tehalisest renoveerimisest, siis me räägime moodulitest ja see on põhimõtteliselt nagu üks suur Lego. Ja olid erinevad need välja trükitud sedelid laua peal, nagu te siin pildi peal näete, ja nad said teha neid valikuid, et mis mulle tundub, et on hea, miks iga nagu mooduli puhul läbi rääkida, kui on mingi 3-4 valikut, et mida nad nagu eelistaksid. Ja arhitekt või siis ruumispetsialist oli kõrval ja nõustas, juhtis, aga lasi inimestel nagu ise jõuda tulemusteni. Ja nii valmis meil 2 stsenaariumi, ideaalstsenaarium ja ratsionaalne stsenaarium. Aga praktikas loomulikult, mis juhtus, sellise, mida me taotlesime. Aga praktikas loomulikult, mis juhtub, on see, et tehakse 2 ratsionaalset stsenaariumi, sellepärast, et loomulikult alati on see rahanumber kuklas ja nagu niisama laialt unistada on hästi keeruline. Sellele järgnes teine töötuba, kus me vahepeal uurisime nende elementide hindasid võimalikult täpselt ja nii me samm-sammult vahepeal inimestega tulemusi jagades, kogudes ka tagasisidet nendelt, kes ei saanud näiteks sellel konkreetsel päeval kohal käia. Täiendasime neid projekte ja alati enne kohtumist saatsime ka inimestele nii palju infot, kui vaja oli, et nad saaks ka natukene ette valmistuda enne, kui nad sinna koha peale tulevad. Ja kogu selle asja point on see, et see jagatud aeg oleks tähenduslik, võimalikult vähe konfliktne, inimesed ei tunneks, et nad ei saa nagu kaasa rääkida ja ma ütlen, et tegelikult on selliste koosolekute pidamine päris keeruline või selliste töötubade pidamine päris keeruline, et tuleb ikka väga palju läbi mõelda ja mulle lihtsalt tundub, et see alguspunkt on see, et millisel koosolekul ma ise käia tahaksin. Ma ei taha ju ka vaielda inimestega, eks ole. Ja võib-olla hästi oluline asi, mis oli meil selle 4 maja puhul, mis toimis hästi, oli see, et nende töötubade lõpus, nad olid need kaardid välja valinud, oli selline kohvipaus ja siis arhitektid, meil olid 3D mudel, selline programm, kuhu need valikud sai juba sisse panna ja siis umbes 15 minuti pärast iga maja sai juba näha, kuidas ta umbes ruumiliselt välja näeks see hoone. Ja pärast seda need majad tutvustasid oma valikuid üksteisele, mitte see ruumispetsialist ei rääkinud, mida me tegime, vaid inimesed üksteisega erinevate majade vahel rääkisid, et tead, meie otsustasime, laiendatud rõdude peale, sellepärast, et see on kõige kuluefektiivsem viis saada oma ruutmeetreid kasutatavat pinda oma korterile ja tead, lifti me ikka ei pannud ja teised ütlevad, tead ikka meie jaoks on lift ikkagi väga oluline ja siis nad arutavad neid asju. Hoovialade koosloome on natuke pikaajalisem protsess ja seal me üritame võimalikult aeglaselt võtta, sellepärast et hoonetega on olnud väga kiire, aga hooviala on see, kus me päriselt saame teha rohkem selliseid koosloomelisi asju, see tähendab ka reaalselt, miks mitte mingeid asju koos ehitada ja arendada ja arutada ja võib-olla ideaalis hea koosloome jaoks peabki olema aega. Ja vahel on hea pidada ka päriselt lihtsalt arutelusid, et ei tulda kokku ainult otsusteks. Sellel on ka omaette väärtus. Kasutasime ka erinevaid digitaalseid tööriistasid,
millest ma võib-olla eraldi ei hakka rääkima, et nendest võib-olla mõni teine kord. Ja minu jaoks on hästi oluline see, et mitte ainult ei arutata ja jutustata, vaid tegelikult see kõige parem kogukondlikkus tekib ühise toimetamise toel, et meil on mingi ühine eesmärk ja võib-olla selle toimetamise käigus me arutame ka mingisuguseid muid teemasid, mis on olulised. Üksjagu on seal olnud ka arusaamist, korrastamist, kõik, mis puudutab keskkonna- ja kommunaalametit, et seal on päris palju keerukust. Ja see on üks meie eesmärk, et kogu see bürokraatlik osa muutuks võimalikult lihtsaks elaniku jaoks. Et seal on ka linnal väga palju enda lõppmist. Ja üks osa, mis on tähtis, on sellise asja nagu sotsiaalse infrastruktuuri loomine. Selle jaoks, et me seal hoovialadel toimetada saaks, meil põhimõtteliselt ei ole isegi ühtegi pinki seal nende majade vahel, ainult suure tee ääres, et me päriselt saaks koos teha midagi, arutada, pidada väikeseid koosolekuid ja nii edasi. Sai sinna pandud üks konteiner, sellel käib pikk külg lahti, seal on sees töövahendid, raamatukogu, suur osa sellest sisustusest pärineb tegelikult elanikelt endilt. Ma küsisin, kas teil on asju, mis vastaks nendele soovidele ja nüüd meil on mingi terve laste lõbustusosakond seal olemas, raamatud, tööriistad, igasuguseid huvitavaid asju, mida me saame kasutada tulevaste ürituste pidamiseks. Aga selle kasti mõte on see, et nende 3-4 aasta jooksul moodustub see täpselt see ruum, mida sellel kogukonnal vaja on. Et siis kas piisab sellest, et seal on mingisugune töötuba või tegelikult võiks sinna tulla muid asju. Ja siis me tegelikult testimegi sellist nagu teisaldatavat, aga ma ütleks pigem püsivalt ajutist kogukonna ruumi, mis võib täita erinevaid funktsioone. Ma võib-olla sellest kontseptsioonist nii hullult palju ei hakkagi siin rääkima, aga seal oligi hästi oluline see, et kui me selle projektiga alustasime, meil on hästi suured eesmärgid, aga need võtavad palju aega. Ja oluline on see, et kui midagi arutatakse, mingisugusele ühisele suurele raskele teekonnale minnakse, siis tegelikult, et midagi juhtuks kiiresti, kohe positiivses suunas. Ja esimene asi, mis sai tehtud siin parempoolse pildi peal, te näete, on üks diagonaal tee, mis on jalakäijate tee, aga kuhu, nagu te teate, kuhu iganes autod saavad minna, nad ka lähevad. Seal sõideti, seal pargiti, et siia said pandud postid, et tekiks siia see roheala, mis päriselt siin on rohealana mõeldud ja jalakäijatele, et seda saaks kasutada ja sinna samma panime ka selle kasti ja väike kuva sellest, et milliseid üritusi see võimaldab korraldada. Ja kui me mõtleme selle redeli peale uuesti, siis võib-olla selle projekti alguses me alustasime selle nii-öelda pedagoogilise osaga, kus päriselt ongi vaja inimestele selgitada selgelt ja rahulikult, miks on vaja renoveerida. Sellepärast, et paljudel inimestel on väga adekvaatseid põhjuseid renoveerimise vastu, mis tulenevad nende sotsiaalmajanduslikust olukorrast. Aga halva sotsiaalmajandusega inimene, tal ongi palju muresid, ja võibki olla lihtsalt tõre. Et võib-olla alustada sellest, et räägime nagu milleks see vajalik on ja mõtleme ühiselt, kuidas seda korraldada võiks. See ühine sõnavara on selle alus. Me oleme aeglamisi liikunud edasi informeerimisest, konsulteerimisest ja võib-olla nüüd oleme jõudnud sinnamaani, kus üksjagu on tehtud otsuseid nii, et elanikud neid küll vormivad, aga lõplikud otsused on ikkagi nii-öelda ekspertide teha. Siis ma arvan, et me oleme vaikselt jõudmas sinnamaani, kus päris paljudel elanikel on ka selge otsustamisroll. Ja ma vaatan, et mul on mingisugune 5 minutit aega ja kui oleme valmis, siis me saaks natukene mõelda. Ma näitan teiega ühte töödokumenti, see ei ole veel lõplik. See on väga mustandlik. Aga see on mustand sellest mudelist, mis võiks olla kogukonna kaasamise aluseks. Siin on palju teksti.
aga meie eesmärk siin paralleelselt neid asju tehes on ka olnud mõelda, kuidas noh, väga tore on teha asju 5 või 4 miljonise europrojekti raames, aga kuidas see päriselt nagu tavatingimustes saaks olla. Ja see jäljendusala tuleb siis nagu selle ideaalprojekt ehk siis nagu eurorahaga projekti ja tavaolu 5 aasta pärast tavaolukorra naabruskondliku renoveerimise sellise vaheetappina, et seal on raha, seal on need eksperdid, et me saame nagu veidi vähendada neid variante ja vaadata, millised probleemid siis tekivad. Aga mõte on, et kuidas saaksime teha nii, et ühistutel on julgust, tugi, teadmised ja motivatsioon investeerida ühisesse tulevikku ja ette võtta päriselt ära ka teha naabruskondlik renoveerimine, mille tulemus on koostöiselt saavutatud elukeskkond, mis on taskukohane, see on endiselt oluline, aga ka meeldiv, ubane. Ja siin on siis nagu vasakult hakkab pihta selline mõtterida. Ja siin on üksjagu eesmärke, mida peab täitma linnaosavalitsus. Ja ka võib-olla, mitte linnaosavalitsus, vaid linn tervikuna ja mõnes mõttes ka linnaosavalitsus. Aga mõtteviis ja valmidus peab olema ikkagi mõlemal. Nii ühistutel endil kui siis ka linnal. Praegu ma olen täiesti seda meelt, et kuna see on nii uus, võib-olla uuenduslik ja keeruline teema ja võib tekkida palju küsimusi, et meil on oma majagagi keeruline renoveerida, et miks ma peaks nagu 3 maja veel võtma, et siis on ju 3 korda rohkem arvamusi. Peab olema hästi selge, miks üldse nagu kasulik on ja see valmidus mõelda laiemalt oma kodu peale, et kui see, mis piirdub korteri seintega. Ja selle jaoks on, nagu te mäletate seda redelit, see kõik hakkab kõigepealt informeerimisest pihta. Aga ma ei hakkakski neid asju eraldi ette lugema ja võib-olla ma paneks üldse küsimuse välja, et kui te mõtlete inimestena, kes ilmselt on ühistutes aktiivsed, et te peaksite ette võtma naabruskondliku renoveerimise, siis mis te arvate, mis need nagu esimesed agad on või mis nagu tundub natuke hirmus või mida selleks vaja oleks?